aga räägime rahast. Ma alustaks selle mingi nõukogude aegse mingi anekdoodiga, ma ei tea, Stalini eeskujul hakkame kohut pidama ja siis kui sinna kioskitesse jõuti, siis tuli kiiresti ära korjata, sest viimasel lehel oli, kus avaldati kohtuotsuseid, oli kohtuotsus ka juba ette ära trükitud umbes nii. Tere ja rõõmsat aastat, me oleme tagasi. Me oleme tagasi taas parempoolsete taskuraadioga ja millest täna juttu teeme? Kuna aasta lõpp on alati olnud see, et meedia võtab üles kõik need väga olulised teemad, mis võivad aastal 2026 ette tulla, siis täna, sõbrad, luban teile, me ei lähe ka mööda sellest, et ennustame tulevikku, poliittulevikku ja täna on stuudios eksperdid Siim Valmar Kiisler endiselt kohal ja esimene varu siis, kuna pink on meil pikk, siis Tõnis Kontsi esimene varu, Andres Kaarman. Andres, tere ka sulle. Tere tulemast. Ma saan aru, et mängijad on pikad, aga pink on lühike. Ei, tegelikult on muidugi, me siin võiksime iga mehe asendada, aga praegu jah, sul oli selline suurepärane võimalus, kuna Tõnis on natukeseks eemale jäänud, et täna siin meie koos olla ja meil on selle üle ainult hea meel, ma ei tea, kas Siimul on, minul iga väga hea veel. Aga see hea meel, ega austus iga kuu, iga nädal ei jõuakski käia, et siis kui vahepeal harva käid, siis on jälle tore olla. Tore olla kindlasti ja loomulikult sind kui eksperti me teatud teemade kajastamisel kasutame täna ära, mis on eelkõige haridus, räägime haridusest, räägime loomulikult aastast 2026 ka presidendivalimiste teemal, mis see võib kaasa tuua, räägime loomulikult ka parlamendivalimiste juba käivitunud kampaaniatest, räägime loomulikult sellest, mis riigis ka ikkagi põletav on, politseijuhtide kohtuasjast ja kindlasti sellest, et mida siis on kaasa toonud, nagu öeldud, ekspert on meil stuudios, õpetajate atesteerimine siis jah, tõepoolest Andres ka nendel teemadel natukene meid valgustab. Aga alustame ikkagi sellest, aasta 2026 on oluline aasta selles võtmes, et presidendivalimised on ukse ees. Sellel aastal on presidendivalimised ja juba tehakse mingisuguseid kingeid, konkreetseid, ütleme siis, kandidaate isegi tuuakse välja. Võib-olla siin natukene sellest, kuidas see presidendi valimine siis Eestis käib. See on natukene keeruline protsess, aga võib-olla peaks mõne sõnaga selgitama, enne kui läheme võib-olla selle sisulise arutelu juurde. Ja, kõigepealt teeb 3 katset Riigikogu valida ära president ja kui Riigikogu sellega hakkama ei saa, siis tuleb kokku see valijameeste kogu, valimiskogu, mis ta täpne nimi, polegi vahet, aga valijameeste kogu sisuliselt, et põhiseaduse järgi, kus on siis lisaks Riigikogu liikmetele ka omavalitsuste esindajad. Ja siin on nüüd oluline juba kohe ära öelda, et seoses sellega, et vahepeal on toimunud ka omavalitsuste liitumine, siiski suures ulatuses siis neid esindajaid omavalitsuste poolt on vähemaks jäänud, et nende suurusjärk, arvuline suurusjärk on umbes sama suur, võib-olla tiba suurem kui Riigikogu liikmete arv, 101, eks siis tuleb seal veidi üle 200, tuleb see kokku, see kogu. Ja kui enne oli nii, et kui Riigikogu omavahel ära ei saanud valida, siis selline nagu palju suurem seltskond otsustas presidendi valimise. Ja kui nemad hakkama ei saanud, siis näeb põhiseadus ette, et see läheb uuesti tagasi Riigikogule, muide ka see variant on olemas. Aga seni on siis nemad saanud hakkama, kui ei ole Riigikogu saanud. Ja siis praegu, eks ole, on olukord nii, et võib-olla pooled tulevad juurde. Nüüd, mis teeb huvitavaks selle asja on see, et kui Riigikogus me teame, et on teatud jõud väga selges ülekaalus, siis viimaste omavalitsuste tulemusena see seltskond, kes sealt omavalitsuste poolt juurde tuleks juhul, kui Riigikogu seda ära ei otsusta, on EKRE esindajad, Keskerakonna esindajad, Isamaa esindajad, et selliste jõudude esindajad, keda see Riigikogu tänane enamus, kui võtta valitsusliit pluss sotsid, ilmselt väga ei taha selle asja otsustamise juurde lasta. Mis tähendab, et minu mõistus nagu ütleb, et kunagi ei tasu, nad on ka meie poliitilised konkurendid, kõik ikka me tahan alati öelda, et poliitilist konkurenti ei tasu alahinnata, et ma alati hindan neid kõrgelt, nende tarkust, et ma ütleks, et kui ütleme Reformierakonnal, Eesti 200 ja sotsidel on piisavalt tarkust ja nad suudavad üle olla sellist teki oma poole kiskumisest, siis nad valivad selle presidendi Riigikogus ära, otsivad seal paar juurde häält, teevad midagi kompromissi,
Aga nüüd esimesed sammud pigem on nagu vastupidist näidanud, et tuli juba mingi sõnum, et valitsusliit ehk siis Reform ja Eesti 200 arutasid oma keskis, kuidas presidendivalimisi läbi viia. Andes sellega justkui minu vaates sotsidele sõnumi, et me oleme siin suuremad, võtame jõupositsiooni. Minust väga rumal käitumine, et sotsid olid väga valuliselt reageerisid kohe, andsid mõista, et ilma meieta siin Riigikogus küll presidenti ära ei vali. Et kui nad seal omavahel hakkavad jagelema, pidades silmas, et varsti siin Riigikogu valimised, keegi tahab veel selle pealt punkti võtta, mõnes erakonnas on siin isikud nagu Urmas Paet mõtleb, et tema võiks president olla, see kõik on ainult selline paks veri, see ajab ainult asja nagu tüli poole ja kui nemad seal omavahel kokku ei lepi, siis istuvad Keskerakond ja EKRE ja Isamaalt hoiavad pöidlaid peos, et nad ei suudaks omavahel kokku leppida Riigikogus, need teised. No mulle tundub tegelikult, et sotsiaaldemokraatide jaoks on see väga oluline võimalus. Nad leiaksid siit ju väga just palju ennast kehtestada ja nad tegelikult seda trummi, meie valisime presidendi, saaksid ju taguda väga kõvasti. Kas see on siis nüüd probleem, mille pärast neid kohe praegu ikkagi laua taha ei soovita võtta? Või lihtsalt võib-olla nad lihtsalt arutasid, mida edasi teha, et selle sama fakti pealt, mis sa välja tõid, et Reform ja Eesti 200 said kokku. Eks ka Lauri Läänemetsa siin ühest viimasest väljaütlemisest, et ka käed on suhteliselt sügaval rusikas taskus sellest koalitsioonist väljaheitmise pealt, et kui ma ei eksi, siis Lauri Läänemets ütles, et kui sellel koalitsioonil jääb hääli puudu, siis nemad ühineks kindlasti umbusalduse avaldamisega. Aga mulle tundub ka, nagu Siim ütles, et ega sotsidest saab tõenäoliselt nende presidendi valimiste kaalukeel ja mitte ainult sotsid, kui me vaatame Reformi, kes on omavalitsustes väga palju toetust kaotanud, et kui me hakkame valijamehi valima, et võib-olla siin 10 aastat tagasi, kui need omavalitsusi oli oluliselt rohkem, siis oli see pilt nagu väga segasem, et mäletame, kuidas kõik Villu Reiljanid ja kõik sõitsid mööda Eestit ringi selliste pisikeste nii-öelda parteistumate valdade esindajatega, käisid rääkimas, moosimas, lubamas, siis täna on see Eesti poliitiline või omavalitsuspoliitiline pilt ikkagi väga, väga selge, et me enam-vähem ju teame, et kes sealt ka valimiskokku tulevad. Ja Eesti 200-lt ei ole vist valimiskokku kedagi tulemas, nagu ma aru saan, et nad ju vist Tartus küll on, nad ei ole 3 kohta vist Tartus neil on. Jaa, aga ega selle mandaadi pealt sa ühtegi valijameest selles mõttes ei saada. Et selles mõttes läheb põnevaks, ma arvan, et ei pea olema selgeltnägija, et vaadates seda, kuidas Isamaa on ka, ütleme, Tallinna võimu pööramisel ja nüüd uue linnavõimu moodustamisel nii-öelda hoidnud seda pinget peal, et kõik sõltub neist ja nii ja naa mängu ilu, siis ma võin kangemat sorti mürki võtta, et Isamaa hakkab täpselt seda sama mängu mängima, kui neil lastakse seda mängida, et Urmas Reinsalu huvi tõenäoliselt on see, et võimalikult kaua seda asja pildis hoida, et Isamaalt küsitakse, mis te arvate, kes on hea kandidaat, kes ei ole, et siin ma pigem eeldaks ka või ma ootaks selles mõttes riigimehelikkust, et tänane koalitsioon pluss sotsid pluss mõned aknaalused lihtsalt võtavad opositsioonierakondadelt selle trummi ära, mida nagu põristada. Kas sa arvad, et juba on teatud läbirääkimisi ka kandidaatidega peetud? Urmas Paet siit käis küll läbi, et Urmas on ise seda kinnitanud, et tal oleks huvi juhul, kui tal see pakutakse. Aga neid kandidaate tegelikult on üles löödud ju veel teisigi, on tehtud juba selliseid nii-öelda toimetuste siseseid arutelusid sellel teemal ja pakutud välja teatud isikuid. Kuidas sul tundub see pilt, et kas seal võiks olla Eesti tulevane president? Neid nimesid on siin päris mitu, ütleme kuskil 10 seal kokku pandud seal. Mati Maasikas ja paljusid selliseid teisi tuntud inimesi. Ja see on ajakirjanikele selline hea klikimagnet, et see vahva kirjutada ja neid nimesid sinna ritta panna, aga ma üldse väga selles mõttes selline sisuline analüüs ju puudub, et see on selline paras miiniväli see presidendiks tulemine, et see sisuliselt tähendab ka seda, et sul ei ole üheski väga otsustavas poliitilises jõus ka mingeid tugevat vastuseisu, eks ole, et sa pead olema selline, et igal jõul, kellel seal hääleõigus on, igaüks saab su põhja lasta.
sa pead olema selline, et kellelgi ei ole nagu midagi väga sinu vastu, natuke ka selline, et kui sa väga nagu reljeefne oled, siis ikka leidub poliitiline jõud, kes ütleb, et ei, teda ei pane. Et sellest miiniväljalt nagu läbi purjetada, jah, ma olen nõus, et kandidaadid, kes on välja toodud, näiteks Ülle Madise, minu arust on väga tugev kandidaat, kindlasti, Mati Maasikas kindlasti, ka selline ma usun, et ta suudab kõigiga suhelda, et ajalooliselt kuulunud Isamaasse, noh nüüd kindlasti saab hästi läbi ka igasuguste liberaalsemate erakondadega seal, et selliseid kandidaate ka nende hulgas on, keda on nimetatud, aga noh, ma ütlen, nüüd ongi see mäng, et kindlasti sotsid nüüd mõtlevad, et nagu Andres ütleb, et me oleme kaalukeeleks, et kärutaks välja oma, ma ei tea, Marina Kaljuranna näiteks nagu väga tugevalt enda kandidaadi. Siis ma arvan, et sellest nad ainult kaotavad, et siis ei lasta lihtsalt teda läbi ja teised näevad seda ohtu, et üks erakond konkurent hakkab selle peal nagu ratsutama ja plusspunkte võtma, siis teised püüavad kiirelt rajalt maha võtta. Et mingil määral nivelleeritakse, neutraliseeritakse neid kohe ära. Need, kes on nagu esimeses etapis ehk Riigikogu etapis sellised nagu pigem seal nagu rohkem nagu pealtvaate rollis nagu Isamaa, kellel on kohti Riigikogus vähe, siis nemad, ma arvan, käivad välja väga tugevalt mingi oma kandidaadi, mis ei tähenda, et nad pärast võiks kompromissi teha kellegi peale, hoopis mingi neutraalsema isiku peale. Aga ma ütlen, sa mainisid siin Reinsalu, et ma arvan, et mina tema asemel ka paneks mingi väga tugevalt, otsiks mõne sellise toreda Isamaaga seotud inimese ja kärutaks ta väga tugevalt välja, ütleks, et see on meie kandidaat ja sellega ehitaks jälle oma populaarsust. Tal ei ole nagu midagi kaotada selles esimeses etapis. Aga need, kes loodavad seda päriselt, seda esimeses etapis, seda presidenti ära valida, kui nad nagu arukad on, siis nad kindlasti hoiavad nagu vagurust ja madalat profiili esimeses etapis. Sest mäletame ju mõned aastad tagasi oli ka ju Mailis Reps oli presidendikandidaat nii-öelda Keskerakonna poolt. Kõik said aru, et tast presidenti ei saa, aga see oli jälle erakonna ühele toonasele käilakujule väga hea võimalus käia, esineda, intervjuusid anda. Aga mis nagu kandidaatidest nagu tervikuna puutub, siis mina loodan, et Eesti saab selles mõttes hea presidendi, et kelle tugevus ei ole ainult nagu välispoliitika, et ta peaks ikkagi suutma ka mõnes mõttes sisse vaadata. Et kui me vaatame tänast sellist keerulist nii-öelda välispoliitilist olukorda, on see siis Ukraina, on see siis nii-öelda USA, siis hästi palju ju pakutakse selliseid nii-öelda välispoliitika valdkonna nagu tippspetsialiste või selliseid nagu tegijaid. Meil on see puudu ju praegu Karisele, seda ette heitetakse. Seda on, ma arvan, pigem on isegi see, et meil ei ole täna sellist tasakaalustavat asja. Et kui mõned aastad tagasi, natuke rohkem, meil oli nii peaminister kui president olid väga nii-öelda välja suunatud, siis ma nagu julgen öelda, et nende nagu empaatia võime nii-öelda rahva poole sisepoliitikasse oli suhteliselt madal. Et ideaalne oleks ikkagi see, et kas peaminister või president oleks, et üks oleks vähemalt ühele poole suunatud natukene ja teine teisele poole, et oleks selline tasakaal. Aga ma arvan, et kui Urmas Reinsalust saab nii-öelda peaminister, siis tema tugevus kindlasti ei ole välispoliitika, et tema on... Ta välispoliitikas päris hea mõõrus. Jaa, aga eks me oleme selles mõttes saanud ka selliseid nii-öelda vitsasid, et siin Eestis oleme küll nii-öelda tegija ja käime nii ja naa, aga siis kui läheme nii-öelda suurde mängu kuskil, kui vaatame ka Kaja Kallast, mõtlen, ei ole vist päris unistuste nii-öelda tulemus, kuidas ta seal kõrge esindaja. Väike riigil on ikka väga raske tegelikult, et see, kuidas Soomes Tuub on ennast välja mänginud, ta on selline teist tüüpi isiksus kuidagi suudab selliste Trumpi-taolistega seal suhelda, et... No tema on ka rohkem väljapoole ikkagi president minu meelest. Ma ei ole küll väga palju Soome siseeluga praegu kursis, aga tundub vähemasti nii üldist sellist konteksti vaadates ja vabandust ka neid, Soome selliseid ülevaateid lugedes, et seal on ikka, Stubb on selline ikkagi välispoliitika meest, tal on ju see taust väga kõva. Tal on see taust väga kõva, jah. Samas jälle tuleb kiita, et ka Petteri Orpo, peaministrina on minu arust ikkagi väga hästi hakkama saanud, et ta ei proovi ju rääkida seda juttu väga, mis rahvale meeldib, et ta on võtnud rasked reformid ette, on selles mõttes seisnud tasakaalukalt, et vaata ja imestane. Aga teeme nüüd niimoodi.
oleks siis ka parempoolsete otsustada, kes võiks siis, kellest võiks saada Eesti tulevane president, siis võtame selle esimese sellise aasta sellise prognoosi. Kui nüüd oleks parempoolsed sellel samas Riigikogu laua taga kuskil ja oleks võimalik ikkagi oma kandidaat välja panna. No kui te praegu mõned nimed siin välja tooksite, kes need võiksid siis olla? Noh, oleneb palju jälle taas, et kellega seal koalitsioonis ollakse või kellega seal opositsioonis ollakse. Ma parem mängin seda mängu, et parempoolsed on ikkagi koalitsioonis. Et parempoolsetel oleks suur sõnaõigus. Et noh, kes need sellised kandidaadid tänasel päeval võiks olla, kes näiteks, noh ütleme, teie laudadel oleks kaalumiseks näiteks? Noh, selge vaadatakse läbi, kas see inimene on nagu selles mõttes positiivne, kas ta oleks nagu hea kandidaat. Julgete nimedega välja. Ma tegelikult 2 nime ütlesin, eks ole, aga ma reserveerisin kohe ära, et mina ei tea, kas kellelgi praegu on mõnes erakonnas mingi väga tugev vastuseis, ütleme Ülle Madisele ja Mati Maasikale. No Jüri Luik ma võib-olla lisaks ka siia juurde, kuigi ta on Isamaa erakonna liige, siis ta on hoidnud alati sellist päevapoliitikast ennast nagu väga väljas, hästi ettevaatlik, kõige ettevaatlikum poliitik, keda mina üldse tean. Väga tore inimene, kõik hästi huvitatud, käitub hoopis teistmoodi ja kui tavaliselt sellist tipp-poliitikud. Ja noh, tema võib-olla ma paneks ka juurde, et ehk tema suhtes, aga noh, tema puhul tekib kohe see moment, et kas Isamaa hakkab nagu tema kandidatuuri peal ratsutama. Ja kui see juhtub, siis ta on kohe välistatud. Ja muidugi ma ei tea, kas ta ka ise tahaks. No, ta tegelikult oli minu arust ju isegi selles nimekirjas eelmistel presidendivalimistel, kui oli Alar Karise kandidatuur üle. Teda ka aluti, see nimi käis läbi sealt. Aga Ülle Madise on kindlasti tugev kandidatuur, kui ta ei ole endale siin väga palju vaelasi. EKRE teda ei armasta, seda ma tean. No, aga esimeses voorus EKRE käest ilmselt ei küsita, jah, et nad las nad möllavad. Askeldavad oma, et ma arvan, et siin on välja käidud igasugust ülikooli direktoreid ja niimoodi. Sellised neutraalsed inimesed nagu toredad, aga minust tegelikult on häda, kui nad ei saa sellest Eesti poliitilisest süsteemist, päris sellest poliitilisest elust aru. Vaat siis hakkabki juhtuma see, et nagu president kuidagi nagu paneb natuke oma suunas ja siis need erakonnad põrnitsevad nagu seda valitsuse liikmed põrnitsevad presidenti, siis hakkavad, kui president saab aru, kuidas nagu seal tipp-poliitikute köögis päriselt mõeldakse, siis ma arvan, see on nagu Eesti siseelule hea, siis see toimib nagu paremini see koostöö, et isegi kui ta nõus ei ole ja lükkab tagasi seal seaduse ja kindlasti ja näitab oma tugevust, aga siis ta kuidagi suudab ka seda nagu kommunikeerida või seletada nendele poliitikutele, miks ta nii teeb, eks ole. Et ma arvan, see on nagu hästi oluline, et ta saaks aru, et kuidas need tema partnerid mõtlevad. Sellepärast ma olen skeptiline selliste poliitika kaugete igast direktorite või muidu sümpaatsete, toredate, populaarsete inimeste toomisel, et neil võiks ikka olla poliitika mõistmine ja selle pilguga võiks ka vaadata seda asja. Andres? No ma ei tea, ma natuke isegi Siimule oponeeriks, et võib-olla presidenti ei peakski kogu seda, teades seda, mis Eesti poliitika nii-öelda köökides toimub, minu arust küpsest demokraatiast me oleme täna ikkagi minu arust üha kaugenemas, pigem on selline nagu reaktsiooniline poliitika käib, et tal võikski selline mõistlik distants olla. Mina ausalt öeldes olen Alar Karisega väga rahul olnud, tõenäoliselt temast uut presidenti küll ei saa. No ta on ise öelnud, et seda küll, ma tunnen teda ka tegelikult rektori ajast, et haridusvaldkonnas omal ajal sai nagu koos seal mõtteid vahetada, aga see selleks. Ma ütlen sulle vahele, et ma ei pidanud Alar Karist silmas, et ma mõtlen, et neid, kes nüüd on välja käidud siin ülikooli direktorid. Sa tahtsidki sinna jõuda lõpuks. Ja, et ma Alar Karist ei pidanud selle, tema saab aru küll, kuidas poliitika toimub. Aga vabandust, räägi. Ma isegi ei tea, kes rektoritest välja on käidud. Landist on räägitud, siin erinevatest nimedest, kes on siin vabanemas rektori ametis. Aga selles mõttes ma nagu, pigem ma olen nagu Siimuga nõus, et minul on ka Ülle Madise jätnud nagu väga, väga sümpaatse mulje, et ka ütleme ka tema need esinemised, sõnavõtud, mõtted õiguskantslerina, ta oleks kindlasti nagu väärikas presidentit.
aga pöörame teise lehekülje ja läheme natukene kriminaalsemaks. Seda teemat ka siia saatesse iseasi, kui kriminaalne see lugu on ja see puudutab siis politseijuhtide kohtuotsust. Elmar Vaher on tänase päeva seisuga kinnitatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktoriks ja seda tööd ta alustab juba esmaspäeval, ehk siis see on meil siis nii palju, kui ma ei teagi, mis kuupäev. Tahtsin kiiresti kuupäeva välja pakkuda, aga sealt ta siis nagu ametisse läheb. Tuli see kohtuotsus 2. jaanuaril, aga tegelikult tema kandidatuur on juba püsti hulka varem olnud ja selle kaalumine, kui eetiliselt õige ta siis tegelikult ikkagi on, et see on nagu ka kuidagi selles moel nagu tundub, et on nagu kokkuleppemäng kuskil kellegiga, et Riigikohus veel otsust teinud ei ole, mees on juba kandidaat, teda juba vaagitakse, 2 kohtuastet on tegelikult ta õigeks mõistnud, aga seda kõige viimast otsust veel ei ole. Ma ei tea, mis siis oleks saanud, kui oleks Riigikohus mingis osas ta süüdi mõistnud, aga ei mõistnud, kõik läks hästi. Kas selline tegevus on nagu okei või normaalne või? Kuidas tundub, et sa paned inimese kandidaadiks, veel täpselt otsust ei ole, aga ootame ära, kui 2. jaanuaril tuleb ja siis läheb kõik edasi ja läks kiiresti kohe edasi ja oligi koht kohe sinu. No lõppotsus on ministril, poliitilisel juhil ja kui tema väga usub sellesse inimesesse ja arvab, et see on väga hea kandidaat sellele kohale, eks seal oli näha, et nagu ajastati väga ilusti, eks ole, võeti mõnusalt nagu konkursiga tempo maha, komisjon askeldas ja komisjon ju esitas ministrile kandidaadi pärast seda, kui kohtuotsus oli tulnud, eks ole. 7. jaanuaril põhimõtteliselt esitas ministrile. Mõnusalt peeti pausi, et oli näha, et mis on see lemmik, kelle suunas see asi läheb ja tegelikult muidugi võib öelda, et ei ole väga hea, kui on selline ette juba lemmik teada, kelle peale mängitakse, et see alati võtab ka motivatsiooni maha teistel kandideerida selliste tähtsates riigi ametijuhtide kohtadele, et mis sa kandideerid, kui sa tead. Et tihti ongi, tunnistan, mulle ta tuleb ka, kui kuskil mingi konkurss on mõne riigiameti juhi kohale, siis mõni tuttav mulle ka tihti veel helistab, küsib, et kuule, kas sa saad küsida, kas see konkurss on päris? Et selles mõttes, et kas mul tasub nagu kandideerida või on juba kõik on korras. Ja vahel ma vastan, et tunnistan, et olen ka vastanud nii, et ma proovin uurida. Et kas mulle öeldakse, et vahel öeldakse, et ei, nagu ongi päris konkurss, et kinnitan sulle, et on päris konkurss, et tulgu kõik kandideerib, kes tahavad ja vahel jäädakse ka ebalevaks, et eks ta siin ikka, ega siis keegi ütle sulle, et ei või kandideerida, ikka võid kandideerida. Aga praegune juhtum, see, kuidas nad, just see ajastusega mängimine, väga viitab sellele, et lemmik oli enne olemas. Ja selles suhtes kui oli lemmik, siis oli lemmik. Eks siis ma arvan, see minister võiks ka selle välja öelda, et olen algusest peale näinud seda meest sellel kohal, ma arvan. Jaa, aga see tegib siuke tunne nagu, et kohtuotsus oli enne kohtuotsuste väljakuulutamist juba kindel, et see tuleb. Ta ei saanud, jah, ta ei olnud kindel, ta mängiski, eks ole, mängiti seda mängu, et kui ta oleks rajalt maha võetud, siis komisjon oleks esitanud kedagi teist või kuulutanud konkursi läbi kukkunuks, teinud uue taotluse või, et mängiti seda selles mõttes ju siukse jokina välja või kuidas öelda? Nii-öelda mälumängu huvilisena, see oli vist 50ndatel aastatel, ma võin kuskil eksida, et äkki saadi kuskil üks mingi metsavend kätte ja siis oli vaja Eesti juristis, selles ajakirjas oli vaja teha mingi suur sündmus, et nüüd me saime kätte ja nüüd me hakkame kohut pidama. Ja siis oli see kinnipüüdmine ja nii-öelda tänamine oli vist kuidagi ma võin natuke eksida detailides, oli kõik kirjas, on ju, ja siis trükiti see Eesti jurist ära, on ju, et kuidas me saime kätte, nüüd me hakkame vastavalt, ma ei tea, Stalini eeskujul hakkame kohut pidama ja siis kui sinna kioskitesse jõuti, siis tuli kiiresti ära korjata, sest viimasel lehel oli, kus avaldati kohtuotsuseid, oli kohtuotsus ka juba ette ära trükitud umbes nii. Aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et eks see on selles mõttes huvitav asi, vaata, kui õigust hakkavad kindlasti Eesti Riigikohus tegi oma otsust sõltumata. Ma saan aru, aga juhul pärast, et kellelgi vaatajale tekiks siin mingeid assotsiatsioon. Et eks see on, vaata, mul on ka see mõte, et nii-öelda Eestis võiks ikkagi õigust mõista nii-öelda kohus vastavalt nii-öelda seadustele, muudele asjadele, et kui me vaatame ka nii-öelda seda Isamaa kriminaalasja, niivõrd kriminaalasja, kus talle kahtlustus esitati, siis minu arust käib see pigem meedia vahendusel kõiki muid asju, ja ma arvan, eks see politseijuhtide asi oli ka selline kõrgendatud huvi all nii ja naa, et
noh, juristina tegelikult ma päris alguses, ütleme siin mitu aastat tagasi see algas, no ei olnud sellist nagu koosseisu asja väga, et ma ennustasin, et see lõpuks nagu lähebki nii. Aga see avab jälle sellise teise koha, et kui nüüd jäeti nii-öelda süüdi mõistmata, siis on nagu see pendel löödnud teisele poole, et käiakse mööda meediat, et milleks meil seda prokuratuuri üldse vaja on, umbes paneme kinni nii ja naa, et kuulge sõbrad, et kui prokuratuur viiks kohtusse ainult need asjad, kus on 100% kindel nii-öelda, ma ei tea, süüdi mõistmine või tulemus, no mis sellest õigusriigist üldse saab ühele? Täpselt see. Mul on sama tunne, et no nüüd paneme siis teise äärmusse, et tulete meelde, et Riigikohus ju ikkagi viitas ka, et meie eetiliste probleemide või eetiliste rikkumiste osas hinnangut ei anna, eks ole, et kui eetiline nende inimeste käitumine oli, et selles suhtes me seisukohta ei võta, ütles Riigikohus. Ja minu arust see on nagu väga oluline sõnum. Et teha nendest inimestest, noh, ma ütlen, kogu see juhtum on kahetsusväärne, ma arvan, Eesti õigussüsteemile on see väga piinlik lugu ja seda ei oleks tohtinud üldse nii kaugele see asi jõuda ühel või teisel viisil, aga nüüd ja muidugi palju õnne nendel inimestel, kes õigust mõisteti ja kõik on nagu seadusepärane ja kohus on otsuse langetanud, aga teha neist nüüd ka olümpiavõitjaid ja teistpidi, et kanna, ma ei tea, tammepärgi pähe panna ja kanna rahva õlgadele, et kogu see asi ei näinud ka hea välja, olgem ausad, et seal oli ikkagi see pool ka, eks ole, et ilmselt seaduse rikkumist ei olnud, aga ilus see asi ka ju ei olnud või oli või? Ma arvan, keegi ei taha öelda, et see ilus oli. Et nagu vaatame nagu seda poolt ka, et kuskil peab see tasakaal säilima ja prokuratuur peab oma tööd saama teha ja kõik peavad saama, et nüüd selline mind pani imestama, et nüüd õiguskomisjon, Riigikogu õiguskomisjon, selle juhi reformierakondlase Madis Timpsoni isikus teadis, et me hakkame nüüd arutama siin prokuratuuri tööd. Vabandus, see on ju sekkumine, seadust andva võimu sekkumine, eks ole, prokuratuuri töösse, et poliitikud hakkavad nüüd arutama, kuidas prokuratuur tööd teeb. Et mis asja? Et kuulge, Riigikogu, võtke parem õiguskomisjon, võtke ette, mis seal seaduses oli segast, et üldse peavad siis seal osapooled, inimesed, kes ise töötavad meie õiguskaitsesüsteemis juhtivatel kohtadel, ei saa omavahel kokkuleppele ja siis prokuratuur ütleb, et me otsime siis selgust läbi 3 astmesel, kulutame rahva raha, väntsutame inimesi seal 3 kohtuastmes, selleks, et selgust saada. See õiguskomisjon, Riigikogu õiguskomisjon võiks ise endale otsa vaadata, et kui seaduses on sellised ebamäärasused, muutke see seadus ära, muidugi eraldi teema, miks üldse peab inimestele maksma eripensioni, minu arust võiks selle jama üldse ära lõpetada. Aga need, kellel see õigus juba ajalooliselt kätte on võideldud, nendelt seda tagasi pöörata ei saa, eks nendele ta jääb, aga kaotage see kahemõtteline olukord ära, kirjutage seadusesse koht selgemaks, selle asemel, et nüüd uurida, miks prokuratuur inimesi kohtusse vedas. Absurdne, vaadake enda tegemata tööd. Timson ilmselt sai selle idee Elmar Vahelilt endalt, kes sellest samast asjast just sellel nii-öelda kokkuvõtval pressikonverentsil rääkis, et Riigikogu õiguskomisjon võiks tegeleda selliste asjadega, ilmselt sealt ta selle linnukese kirja sai. Mina kujutan seda asja ette, kuidas see oleks pidanud olema nii, eks ole, et Kapo ja politseipealikud, nemad on ju ühe ministri all, ütleme, prokuratuur on teise ministri all, minge rääkige oma ministril, meil on siuke probleem, eks ole, Kapo juht, eks ole, kui seal keegi arvab, et on siuke vale käitumine, ministrid istuge, justiitsminister ja siseminister regulaarselt omavahel kohtuvad, neil on kohe selline formaat, et arutada neid õigussüsteemi probleeme, saavad omavahel kokku koos ametnikega, arutavad suured mured läbi. Mina kujutan ette, et kui see probleem tõusis, mitte nii, et pandi see kellapomm, pandi mõnusalt nagu tiksuma sinna, tikk, ja siis kõik ootasid, millal siis nüüd siis Elnal see kell kukub, ja millal ta pensionitaotluse nagu sisse paneb, et kõik istusid ja vaatasid, kogu see õigussüsteem, siis varsti läheb põnevaks, minu arust nagu riigimehelik käitumine oli, et lähme siis lahendame, kui siis poliitikud nagu ette siis oleks võinud selle seaduse täpsustuse ära teha, muuta seda seadust siis ühte või teistpidi, kas nii saab või ei saa, mitte need kõik vaatavad, kuni paugud käima hakkavad ja paukude tulemus on, et Eesti kui õigusriigi mainas ei kahjustatud ju.
ja inimesed said väntsutatud, see ka lisaks muidugi. Lihtsalt see teema lõpuks veel üks tähelepanek, nimelt 2. jaanuaril, kui see Riigikohtu positiivne otsus nende suhtes välja tuli, siis igal ministeeriumil, suurel ametiasutusel, nii ka Politsei- ja Piirivalveametil on oma siseveeb, mis on ainult kindralt ju teatud sellesama ameti siseseks kasutamiseks. See ei ole laia tarbega selline veeb. Seal omavahelisi selliseid konkreetseid sõnumeid ju antakse edasi. Ja see on ka Politsei- ja Piirivalveametil. Ja nii kui see 2. jaanuar kell tuli, lõi ja see otsus tuli, siis Elmar Vaher kirjutas Politsei- ja Piirivalveameti siseveebis sellise nagu nii-öelda tänukirja kõigile endistele kolleegidele neile. Siis tekib küsimus, kui ta ei olnud enam seal tööl, et kuidas ta sinna siseveebi kirjutada sai. Ja siis mulle öeldi, et ilmselt olid vanast ajast veel paroolid alles, et sai sinna siseveebi sisse või siis Elna, kes on politseiametis praegu tööl, äkkis tema eest sisse, siis Elma sai kirja kirjutada, et selline tähelepanuväärne sündmus oli veel, et see selline kiri kohe ilmus sinna samasse sellesse siseveebi, et selline pöördumine. Aga see selleks, aga räägime rahast. Rahast tuleb ka Eesti riigis rääkida ja kindlasti uus aasta on kaasa toonud ju tegelikult sellise mõnusa võimaluse, et maksuküür on kadunud, rahvale läheb rohkem raha kätte, meil prognoositakse tarbimisbuumi, mis omakorda tõstab ka meie majandust, et vähemasti nii selliselt on meile selline kõrgem poliitiline võim valitsuse juures, valitsuse seda selgitanud. Kas see tõesti siis hakkabki niimoodi selles mõttes väga roosiliselt pihta see aasta 2026? Mida sa, Andres, arvad, et raha tuleb uksest ja aknast sisse ja hakkab rohkem ikkagi ostma ja tarbima? No unistamist ei saa ju meil tegelikult keegi keelata, isegi Vabariigi Valitsus ei saa, et elu läheb nagu paremaks. Et eks me seda selles mõttes nagu skepsisega selle poole vaatame, et ega see, et inimestel hakkab raha rohkem kätte jääma, ega see ju, ma ei näe, et siin olukord veidi kergemaks läheb või vähemalt meist endist nagu sõltuvalt. Mis mul nagu viimasel ajal silma on jäänud, et nii-öelda koalitsiooni või nii-öelda valitsusparteide esindajad käivadki kiidavad, nüüd jääb rohkem raha kätte, kõik muud asjad, ja siis, kui on vaja rääkida nendest maksutõusudest, mis nüüd siis kaasnevad, erinevad aktsiisid, kõik muud asjad, siis saadetakse ministeeriumi ametnik seda rääkima, et jah, see maks tõuseb ja teine maks tõuseb, et ma just mõned päevad tagasi oligi, Terevisioonis oli ju Rahandusministeeriumi maksu- ja finantspoliitika asekantsler, kes siis pidi selgitama neid kõiki maksutõuse ja muid asju, et mina arvan, et poliitikud võiks ise käia, et need, kes neid otsuseid nagu vastu võtavad. Et lihtsalt sellest Terevisiooni esinemisest jäi üks selline mõnus seik, et kui kantsler ütles, et jah, et tõuseb varsti kütuseaktsiis, aga kuna posti peal hinnad nagunii kogu aeg muutuvad, siis te ei saa tegelikult aru sellest, nii et No väga tore selgitus ja väga tore selgitus. Kütuseturul käib võitlus ja tegelikult see aktsiisist aru ei saagi. Uuest aastast alkoholiaktsiis tõusnud, mul on paljud öelnud, et nemad ei saa ka aru, et midagi oleks muutunud, aga eks seal ole ka juba see varude teema. Siis jah, vähehaaval mõne aja pärast näete uusi hindu poes, eks ole. Aga suur pilt on ju see, et eks siin ma ei tea, tõstetakse, kust see valitsusliit alustas sellest, et ütleme siis koos sotsidega küll, aga põhimõtteliselt seesama seltskond alustas ju sellest, et üksikisiku tulumaks oli 20%, käibemaks oli 20%, automaksu ei olnud, maamaks oli madalam, nii edasi, need aktsiisid, nii edasi. Käib siuke jenka tantsimine, et hüppad kolm sammu ettepoole ja siis hüppavad ühe tagasi. Küll oli äge, vaata, kus alandasime makse. Küll me oleme nüüd kõvasti makse alandanud, vabandust, aga te kogu aeg teine tõssite, eks see, loomulikult on see samm õiges suunas. Maksukoormuse vähendamine loomulikult samm õiges suunas, aga see mitte vähimalgi määral, väga väiksel määral, aga ta ei kompenseeri kindlasti seda maksukoormuse tõusu, mida nad varem on toime pannud. See jääb ju ikkagi alles. Alampalk, sa oled selle koha pealt ka väga palju sõna võtnud. Andres ka vist või? Nii. Jaa, see on ka selline asi, et kui seda jälle nagu tõstetakse, siis see paneb, praegu jälle on soov seda
iga natukese aja tagant soovis seda kogu aeg tõsta, eks ole, Vaidlused käivad siin ühtepidi praegu. vaidlevad, aga siis lõpuks ta riiklikult kinnitatakse, parempoolsed on olnud selle vastu, et teda riiklikult kinnitada üleüldse, eks ole, et kõik võivad kõigiga läbi rääkida loomulikult, aga eelkõige võiks läbi rääkida omavahel töövõtja ja tööandja. Ja esmapilgul paistab üle tore, et paneme riigis paika mingi hästi kõrge alampalga, et ükski inimene või vähem saada, et sisuliselt nagu lükatakse see sotsiaalkohustus ühiskonnas lükatakse siis nagu ettevõtjatele, et kui inimene muidu saaks väikest palka ja siis peaks talle rohkem mingit sotsiaaltoetust andma, paneme siis selle ettevõtja peale selle koormuse, et last peabki suuremat palka maksma. Ja siis kohe tuleb ka põhjendus, et kui ettevõtja ei suuda seda maksta, eks ole, väike ettevõtjad ütlevad, ei jaksa maksta, ja siis tuleb ka kohe selle peale jutt, suurejooneline jutt tavaliselt vasakpoolsetelt, aga noh, ütleme siis seal Reformilt ja nii, noh, kui ei jaksa maksta, pane oma äri kinni. Väga lihtne, pane äri kinni. No mida see tähendab, kui ta paneb oma äri kinni või isegi kui ta koondab oma töötajaid, need inimesed teevad lihtsalt ilma tööta. Et see on nagu näiliselt on väga ilus, mis nad teevad, aga sisuliselt on see, et nad inimesed, kes on mingil põhjusel väga väheste kogemustega, väga noored, vastupidi eakad, vähese suutlikkusega tahaksid endale pensioni kõrvalt veidi lisa teenida, eks ole, või ka olla sotsiaalselt kaasatud. Nad ütlevad, maksa mulle vähem, aga ma tahan olla sotsiaalselt nagu kollektiivis, mul on koht, kuhu tulla kodust välja. No inimestel võib veel erinevaid põhjusi olla, et miks nad tahavad seal tööl käia, tahavad olla osa sellest ühiskonnast. Ja siis nendele inimestele, ja siis öeldakse ettevõtjale, et ei, aga sa pead talle nii palju maksma, kui ta sul siin käib. Ja kui ta sul siin kontorisse ilmub, siis sa võid talle nagu vähem maksta. Loomulikult siis jälle öeldakse, et seal on ju palju kõrvalteid. Et noh, pane ta poole kohaga, pane ta 0,7-ga, pane ta 0,8, aga miks peaksid siis inimesed hakkama niimoodi susserdama, et miks ei võiks olla, et kui mina olen, ma ei tea, nõus sul lund viskama, kui munitsipaalvõim seda ära ei tee, sul väravus lund viskama ja sa oled valmis mulle selle eest maksma, kelle asi on? Kui palju see, lepime omavahel kokku, ja peaasi, et me maksame selle pealt ausalt, aga kelle asi see on, mis see number, et selle üles surumine on jälle selline näiline inimestele hea tegemine teiste arvelt, nagu ikka. Ja muuseas, kas Nõmmel visatakse lund? Ei visata minu kõnnidel, mingit lund. No võtta näed. Aga sa oled nagu Savisaar, et ma käisin väljas, et lumi oli viskamata. Ma loen mingi lehti, ütlevad, pole nii palju lund kunagi visatud. Aga selles mõttes ma olen nagu Siimuga nõus, et see alampalk on mõnes mõttes nagu selline müüt, et ta nagu elab ise eneses, kuidagi inimesed täpselt aru ei saa. Kui palju täpselt neid inimesi alampalka saab, ma arvan, et neid nüüd väga palju ei ole. Aga nagu ettevõtja või tööandja vaatabki, et piltlikult öeldes, et kui Siim ütles, et siin öeldakse, et pane oma ettevõtte kinni, võib-olla mul on väike pereettevõte, ma toon nii-öelda leiva lauale, on mingit tegevust, ma ei pea elama nii-öelda riigi sotsiaalkulu peal. Ja nüüd sul ongi see olukord, et kui see alampalk on, mis ta on 820 täna või? Kuskil nii, et paned sinna kõik need muud maksud otsa ja siis sul käib võib-olla inimene tööl, teenib võib-olla 600 eurot ainult, sul ei ole mõtet siis seda asja enam üldse pidada, et No siis pereettevõttes võetakse otsus vastu, et saadame ühe siis sinna töötukassa. No jah, umbes nii, et aga mis see siis nagu lõppastmes parem on ja minu arust maailma praktikas, kui sa vaatad ka selliseid suuremaid ja arenenud riike, et seal on väga selge korrelatsioon, et mida kõrgem on alampalk nii-öelda võrdluses keskmise palgaga, seda kõrgem on ka riigis nagu töötus. Pluss on siin, eks ole, see regionaalne aspekt, et Tallinnas on see keskmine palk niivõrd palju kõrgem ja Harjumaal on niivõrd palju kõrgem kui näiteks Kagu-Eestis, eks ole, ja kui surutakse see alampalk üles, üldse palgatasemed, siis ütleme nii, surutakse see alampalk väga kõrgeks, siis need töökohad hakkavad esmajärjekorras, hakkab seda valu tundma just see Ääremaa, jah. Vaatasidki, et siin, kes keegi hiljuti jagas, et Statistikaameti andmeid, et kui Tallinnas on keskmine palk juba 2400 ümber, siis Valgamaal on 1600, ma isegi ei kujuta ette, palju seal see mediaanpalk võib nagu olla. Et ühel hetkel tekibki see teema. Ehk siis ongi palju neid inimesi, kes hakkavad seal jääma, et neil võib-olla siis võib-olla läheb hästi ja ettevõtjad ütleb, et okei, tõstame sul, aga võib-olla ei lähe nii hästi, ettevõtja ütleb, et
No see on ettevõtluses jah, aga tegelikult mulle tundub, et mingil määral ta peaks ikkagi kuidagi säilima, eelkõige mis puudutab, ma olen väga palju kokku puutunud päästjate ja politseinike selle sama teemaga, et kui seal hakata niimoodi mängima või lasta see nagu vabaks kuidagi, kas ei ole see oht selles, et seal tõepoolest ka siis ütleme politseinik, tubli inimene, kes kuskil Võrumaal töötab ja see, kes siin Tallinnas töötab, hakkavad nagu väga erinevalt saama. Noh, mitte, et seal praegu ei võiks erinevus olla, aga vähemasti oleks mingi kindel kriteerium või piir, mille alusel seda arvestatakse. Et äkki see on nagu ka sellises sisejulgeolekus turvatunne nendel inimestel. Politseis on oma reeglid ja riigisüsteemis veidakse teisi asju, nad on riigiametnikud, on politseinikud ja seal on teised reeglid ja teistmoodi üldse kehtestatakse. Et me räägime ikkagi sellest, et täna see riiklik alampalga määr, see laieneb igale ühele meist. Noh, nagu ma rääkisin, kui meie kahekesi tahame midagi kokku leppida, see laieneb ka sellele. See on see probleem. Nii et tegelikult täiesti võimalik oleks kaotamine. Ei, päris paljudes maades ei ole seda, ka Euroopas. Just isegi Rootsis ei ole selles mõttes ühtlast alampalka, et seal ju vist ametiühingud pigem valdkondade kaupa. Taanis ei ole jah, praegu ei ole nimekiri meeles, aga on neid riike päris palju. Liigume edasi poliitikalainel ja kindlasti väga suur küsimärk aastal 2026 on Eesti 200 edasine eksistents. Juba on siin välja käidud võimalikke versioone, senaariumeid selle partei koha pealt. Üks selline kõige olulisem on nimemuutus, liberaalne Eesti või kuidagi sellist, et see Eesti 200 on olnud valijatele ka enne ja ka praegu tundub kuidagi arusaamatu, et miks selline nimi üldse või erakonnale on pandud ja kõik see trall selle ümber. Kas see siis tähendab, et nüüd on alustatud parteisiseselt kõvasti pingutamist, et kuidagigi sellest kriisist välja tulla? Andres, alusta sina siis. Seal on jah nii palju selliseid tahke, aga kas see nime muutus ka nagu sisu muudab, et minu arust me tahame, et Eesti poliitika oleks ikkagi selline maailmavaate ja nagu sisupõhine, et minu arust Eesti 200 või mis iganes selle nimeks saab, et kõige olulisem on see, et kas neil on mingi sisu või ei ole. Et natuke tuleb nagu tuttav tunne, ma mõtlen küll võib-olla mitte niivõrd selle sisu osas, aga omal ajal, kui meil oli erakond nagu Res Publica ja ühel hetkel, kui see nagu allakäik hakkas, see toetus hakkas kukkuma, sa võisid seal käte ja kõrvade peal käia ja ükskõik mida pakkuda, et ega rahvas sulle enam nagu taga ei tulnud, siis ju ühineti täies koosseisus Isamaaga, ja nüüd parempoolsete tulekuga on selline parempoolset mõtlev inimene ka nagu Isamaast nagu lahkunud. Ja ma arvan, et see Eesti 200, kui ta ise ka spekuleerivad, et kellega me ühineme, minu arust peaks Eesti 200 liikmed ise enda sees nagu otsusele jõudma, et on nad tsentristid, on nad vasakpoolsed, on nad parempoolsed ja siis piltlikult öeldes kolmeks loe. Vasakpoolsed lähevad sotsidesse, tsentristid või sellised vasaktsentristid lähevad reformi ja parempoolse mõtlemisega inimesed on oodatud nagu parempoolsesse. Aga mina selles mõttes ei usu, et see mingid nimemuutused või amokki jooksmine seal mingit kvalitatiivset hüpet teeb. EKRE muutis ka oma nime, ütles, et see Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, see on nii pikk, et paneme nimesse EKRE ka, et inimesed saaks aru. Tõstis see toetust või? Aga tegelikult ju räägitakse väga palju juba juhi vahetusest taas, et see võiks kõne alla tulla siin lausa varakevadel. Kui palju see selline vangerdus siis aitaks? Kristina Kallas on ju tegelikult nii palju, kui ta jõuab ja oskab seda asja ajanud. Ta oli selle partei loomise algselt seal eesotsas ja aitas seda kõike seal õige ree peale vedada, siis tekkis seal siseopositsiooni vahel oma mingisugune mängu ilu ja mängiti natuke ümber ja nüüd siis taas jälle hakatakse vaatama juhi vahetuse poole. Kui sa oled selles allakäiguspiraalis sees, siis on väga raske, et võid seal igasugu trikke teha, aga eks see hakkab ikkagi
nendest süsteemsetest hädadest pihta, et me siin oleme aastaid juba soovitanud Eesti 200 endale maailmavaade leida, ja noh, nüüd nad siis ütlevad, et nad hakkavad manifesti koostama ja otsima endale seda. Nad ei taha nagu, et oleks Orbani Ungari, et mina ei saa sellest aru, mis asi see nüüd on, kas meil on tõesti selline olukord, et kõik et nende vaates, et kui nemad enam võimul ei ole Eestis, siis lähebki meil asi nii nagu Ungaris, et selline natuke ülepingutatud mõtlemine, et aga jah, et nad nüüd tegelevad sellega, millega nad oleks pidanud tegelema 4 aastat tagasi, enne seda, kui nad sinna Riigikogu valimistel kandideerisid ja said väga tugeva esinduse Riigikogu koosseisu viimane kord. Et siis nad lihtsalt rääkisid ilusat mulli, eks ole, maalisid selliseid ilusaid roosasid unistusi inimestele, aga nad tegelikult ei olnud enda jaoks neid päris küsimusi läbi mõtestanud, et milleks neid vaja on, mis asja nad sinna ajama lähevad, eks ole, et mille eest nad siis tegelikult seisavad. Ja siis nad teevad seda 4 aastat hiljem, kui kõik need nagu, inimesed on nendest pettunud, kõik need suured paugud on nagu ära käinud, aga kus see alguse sai, see arutelu oli avalikult, nende tegemist oli Madis Hindre lugu Eesti Ekspressis aasta viimasel päeval. No ma soovitan kõigil poliitikuhuvilistel seda lugeda, see on lihtsalt, see on selline pärl, kogu see, kuidas Madis Hindre on suurepärane ajakirjanik, kuidas ta suudab nagu need poliitikute mõtted niimoodi paljaks koorida ja võtab nagu koore vaha ja poliitikud on nii alasti teksti siin pannud, et see on selline poliittehnoloogias, kõik need nipid, kõik need vahetame nime ja liitume kellegagi ja kõik need variandid käivad läbi, et ma loen lihtsalt, siin on nii palju, mida võiks tsiteerida, soovitage lugeda, aga ma toon ühe tsitaadi lihtsalt, et kuidas Aleksei Jašin arvab, et võiks kellegagi ühineda, aga et maailmavaateliselt on 200 kõige lähem Reformierakonnale. Aga neidki ähvardab ajalooliselt kehv valimistulemus. See tähendab, et tähtsaid toole jääb väheks isegi tänaste tipporavate jaoks. Ja siis ütleb Jašin, neil 50 inimest tahab tööd saada ja saab 15, ütleb Jašin. 10 meie tublit poliitikut ei mahu sinna. Selline, ma ütlen, Hindre on osav, ta nagu sunnib poliitikud avanema ja Jašin sellise siiski kogenematu noore tõusva tähena nagu paljastas ennast. Et pärast seda, kui sa räägid sellist teksti avalikkusele, et meil siin meie omad ei mahu, meie tublid inimesed mahu sinna, mis. Ja siis hakkad rääkima mingit aatejuttu sinna kõrvale. Me oleme selleks, et seista liberaalsete väärtused, kes sind enam tõsiselt võtab, kui sa sellist teksti seal paned. Nad on nagu kõik nagu välja ladunud, aga üldse see ühinemise teema, meie soovitasime, siin alles vist eelmises saates soovitasime, et Erk rääkis ühinemisest, hakake Eesti 200 ka mõtlema, mis te nüüd teete siis. Et ühinemised ei käi niimoodi, et avalikult kuulutame välja ja siis, et kui päriselt ühineks kellega, siis neid läbirääkimisi peetakse kuskil väga kinnistes ruumides. Aga Andresel on ilmselt 100% õigus, et kuna nad kisuvad igaüks eri suundades, seal on erinevad inimesed koos, siis neil on väga keeruline üldse kellegagi ühineda, et on ju ka räägitud parempoolsetega ühinemist. Täpselt, kas siis on? Täpselt sama, ajakirjanduses küll, omavahelistes vestlustes mitte, aga täpselt see probleem, et parempoolsed, seal on väga palju tublisid inimesi, aga nendest tublidest inimesed osa on vasakpoolsed ja osa tsentristid. Et mis me teeme, mida me ühineme. Liisa Pakosta seal ütleb ka väga hästi välja, seal on nüüd mitmeid nagu artikleid olnud, ka Aleksandr Krjukov tegi ERR-is väga ajaloo sellest. Liisa Pakosta ütleb ka väga ilusasti välja, et ega see ühinemine on alati hästi valus asi, et ega keegi ei ühine sellepärast, et nii tore, plaksutame käsi, nii tore saab teise erakonnaga ühineda. Ühinetakse ikkagi siis, kui enam midagi muud üle ei jää, et suurest valust ja suure vaevaga. Et see on raske protsess. Et selles mõttes, et neil on nagu see valu käes, aga kuskil on ikkagi see mingi piir, et sul ei ole mõtet täiesti erineva maailmavaatega inimesi nagu oma erakonda võtta. Liisa arvates võib-olla siis on, et võiks ükskõik kellega ühineda, ma vaatan, ta välistas alt EKRE, et teiste kõigiga võiks ühineda. Selline tore lähenemine. Mis jällegi näitab, et nad kuidagi nagu näitavad välja, et tegelikult ei ole omavahel neid väärtusi kokku lepid. Ma ei väida, et neil inimestel igalühel eraldi ei oleks mingeid väärtusi.
aga erakonnana tervikuna neil ei ole, mida tähendab ka see liberaalsus lihtsalt niimoodi sõnakõlksuna, kui see samal ajal nende minister Igor Taro tassib üksteise järel ette eelnõusid, mis nagu piiravad igatepidi inimeste vabadusi, eks ole, et mis liberaalsuses seda samal ajal räägivad, et tõesti, neil on jube kiire midagi selgeks vaielda või mingid otsused teha. Jah. Ma just tõenäoliselt võib-olla Eesti 200 sellisel kujul või sellise massiga polekski tegelikult sündinud, kui neil oleks algusest peale nii-öelda selline selge maailmavaade olnud, et parempoolseid üle 3 aasta ehitades ei ole lihtsalt tulnud need inimesed, sul on ikkagi väga selge maailmavaade, aga seda enam mul on tegelikult hea meel, et need inimesed ikkagi lõviosas, kes on tulnud, nad jagavad maailmavaadet nii enne kui nagu pärast valimisi, et riik ei tohiks piltlikult öeldes kulutada rohkem, kui ta teenib nii ja naa, et ma arvan, see häda on, aga kui Siim tõi siin Igor Taro, ütleme haridusvaldkonna inimesena, ma ütlen, et sellist segadust ja sellist nii-öelda nende regulatsioonide hulka, kui praegu haridusvaldkonnas on, mis haridusministeeriumist tuleb, mida juhib Kristina Kallas, kes ise ütleb, et ta on väga liberaalne poliitik, pole nagu enne olnud, peavalu. No ma tean, et vähemasti üks selline päästeplaan oli Riigikogu esimehel Lauri Hussaril vahetult siis, kui oli omavalitsuste valimiste aeg, siis ta pakkus erinevatele meediamajadele välja sellist võimalust, et ma tulen teile külla toimetusse, tulen külla. Ja siis tekkis küsimus, et miks? Ei vaata, millal ikka riigi esimene mees tuleb või tuleb teile külla, Riigikogu juht tuleb teile külla, tulen teile külla, vaatan, kuidas teil töö käib ja selline lihtne plaan, kuidas pääseda rohkem nagu pilti, siis Riigikogu esimees mõtles selli välja, et lähen koputan siis ustele, tulen tere, vaatan, kuidas töö käib. Selline taktika lihtsalt. Nojah, aga seda alusvundamenti ei ole, siis püüad sinna peale seda kaardimaja laduda ja siis ta kukubki ikka kokku ühest ja teisest otsast. No ja valimisteks tõmmatigi erakond õhku täis, toodi väga palju erinevaid suuri ilusaid nimesid, selle pealt ratsutati Riigikokku ja tegelikult see, Andres, mis sa ennest ütlesid, see variant, et 3 loe, see on minu arust väga täpselt nende hetkeolukorda iseloomustab ära, otsustage sõbrad ära. Mis sa arvad, kas nad otsustavad sellel aastal ära, mis neist siis ikkagi edasi saab ja kas hakkavad sealt juba mingisugused sellised eraldumised toimuma? Kes seda oskab öelda, aga kui Siim siin just tsiteeris nagu Aleksei Jašinit, siis ma julgen öelda, et ega parempoolsetel ei ole ka siin väga mingeid kohti pakkuda, reformil veel vähem on pakkuda, sotsidest ei tea, et kes nüüd nii mõtleb, et mingit ametikohta saada, need peaks pigem vaatama selliste konservatiivsete erakondade peale, et võib-olla on isegi Isamaa huvitatud, et ma ei tea, palju me täna Isamaast räägime, aga sa võid julgelt selle Isamaa teema praegu lauda tuua. Ma ütlen, et kui me räägime, et mis nagu poliitikas saama hakkab, ma arvan, et Urmas Reinsalu selles mõttes hoiab täna hinge kinni, et jumala eest enne Riigikogu valimisi kogu see tsirkus, mis siin ütleme Tartust alguse sai, Tallinnas, mitmeski muus omavalitsuses, kus tegelikult Isamaa on toonud nii-öelda poliitikasse väga palju ka EKRE ja Erki inimesi oma erakonda, et see ei hakkaks seda nagu toetust nagu sööma, aga ma arvan, et see ikkagi ühel hetkel nagu hakkab. Ja eks see Eesti poliitika väljakutse, kui me vaatame sellist aasta perspektiivi, osad hoiavad nii-öelda kramplikult kinni, ütleme Isamaa Keskerakonnast, et jumala eest midagi kukkuma ei hakkaks, et proovime umbes nii. Ja Reformierakond ja Eesti 200 eriti, kes ütles, et hakkame nüüd mingid väärtuskonflikte tekitama, nende huvi on lihtsalt see, et ma ei tea, nüüd lihtsalt jookseme kuskile, kui ei tõuse, siis ei tõuse nagu üldse. Üldine reegel poliitikas on see, et kui keegi tuntud poliitik, tipp-poliitik vahetab erakonda, siis see erakond, kuhu ta liitub, see sellest võidab, saab sellist positiivset võitjakuvandit ja tähelepanu. See erakond, kus ta lahkub, see loomulikult kaotab ja selle poliitiku endaga võib minna nii ja naa, et võib osutada, ma ei tea, Maria Jufereva-Skuratovski on näide, kes ise väga tugevalt kaotas sellest, et ta liikus Keskerakonnast Reformierakonda. Jaak Madisson on üks näide viimast ajast sükes ära,
tuntumaid näiteid, kes läks siis EKRE-st Keskerakond võitis, EKRE kaotas, kas Madisson ise, vara veel võib-olla isegi öelda, kas tal läks kokkuvõttes selle tulemusena hästi või halvasti. Et selles mõttes kindlasti, ma arvan, kõik erakonnad on huvitatud, et mõni hea inimene Eesti 200-st nende juurde tuleks. Ma arvan, sellest on kõik huvitatud aga tervikuna, kas keegi neid tahab võtta, see on jah kahtlane. Selge see, et need liikmed, kes praegu ikkagi otseselt valitsusega on seotud, et need vaevalt nüüd hakkavad siin midagi liigutama. Jube keeruline, see on ka üks poliitiline loogika jälle, et väga raske on, kui me räägime ühinemist erakonnana, isegi ka nende poliitikute endi puhul on, et kui nagu ühineda eri poolele, et kui sa oled näiteks minister ja sa siis ühined opositsioonierakonnaga, et siis lahkud ja kuidas sa oled oma avaldustega ennast tavaliselt nagu ikkagi nii palju nagu karpi mänginud, see on väga keeruline, et ühest opositsioonierakonnast teise opositsioonierakonda üle minna või kahel opositsioonierakonnal omavahel ühineda, see on nagu suhteliselt lihtne, aga niimoodi selles mõttes nagu poolt vahetada on hästi keeruline poliitiliselt. Haridusest oli juba juttu siin ja sa tõid selle teema, Andres, sisse ja siit sellega ka jätkaks, sest tegelikult üks selline väga oluline seaduse muudatus või siis seadus, mis sellel aastal juba on ära koputatud või vabandust, eelmisel aastal siiski Riigikogus ära koputatud, on õpetajate ja haridustöötajatega seotuv ja see on siis, nimetame seda siis atesteerimiseks, võib-olla on sellel mingisugune mugavam väljend küll ka juurde mõeldud. See on nüüd olemas. Aga mis sisuliselt toimub? Mis seal sees siis praegu on? Kas siis käib mingisugune väga tõsine töö, juba võetakse ette seal õpetajaid laudade ette, koolipidaja vaatab üle, et kuidas sinuga edasi minna, mis me nüüd siin sinuga teeme ja milline see olukord reaalselt praegu on? Reaalselt ma alustaks selle mingi nõukogudeaegse mingi anekdoodiga, et kui Venemaal tuli perestroika ja siis keegi ei teadnud, mis see perestroika nagu tähendab. Ja siis väidetavalt oli tol ajal olnud ka selline mingi tark arvuti, et siis sinna nagu trükiti sisse umbes, et mis see perestroika on, siis oli arvuti seal suitsu välja ajanud ja andis ainult tsitaadi Buratino raamatust, ja siis algas lollide maal suur sigin ja sagin. Kas see olukord on võrreldav praegusega? Eks ta natukene et eks ta on natukene ikkagi nagu sarnane, et käivad, mingid töörühmad, ametnikud, osakonnad, mõtlevad mingeid asju välja, kedagi kaasatakse, kedagi nagu ei kaasata, ja siis tuleb ministeeriumist, tuleb avalikkuse uhkepaber, et meil on nüüd niisugune süsteem nagu välja mõeldud. Küsid koolijuhtide käest, et te saate aru, ta ütles, et ega täpselt aru ei saa. Ja ka sama on, eelmisel aastal oli ka direktorite atesteerimise süsteem, et siiani ma saan ka aru, et seaduse tasemel on öelnud, et me hakkame nüüd direktoreid iga 5 aasta tagant atesteerima, samas mitmed rakendusaktid pole veel jõustanud, ministri määrused, muud asjad. Ja õpetajate atesteerimisega täpselt sama lugu, et on välja hõigatud, et staažiga ja kvalifikatsiooniga õpetaja hakkab saama nagu rohkem palka mingi teatud koefitsiendiga, aga täpselt samamoodi on siiani veel segane, vist äkki mingite eelnõude tasemel on, et kes ja kuidas seda tegema hakkab. Aga jõustatud seda ei ole, et ma olen ikkagi aru saanud, et omavalitsus peaks hakkama vastutama nende atesteerimiste korraldamiste muude asjade eest, aga see on jälle selline meeletu bürokraatia, keegi täpselt aru ei saa, õpetajatele on loodud selline nagu ootus, et nüüd ma peaks hakkama kõrgemat nagu palka saama, et kus mu palk on ja millal te juba atesteerite ja kogu selline segadus. Minu arust Eesti koolisüsteemis ei ole mitte midagi häda olnud. Meie koolijuhid on saanud hakkama, omavalitsused on eraldanud neile piisavalt raha, nad hindavad õpetaja panust, nüüd tuleb hakata veel midagi muud hindama. Et ma arvan, et neil on õigus, kes natuke võrdlevad seda atesteerimist ka Elsa Gretškina tarifikatsioonidega. Aga üks asi on see bürokraatia, mis kaasneb, vähem jääb selliseks hariduse sisuks muuks asjaks, aga ma ise näen, et see kogu see atesteerimine, kus kõrgema kvalifikatsiooniga, kõrgema formaalsega, hakkavad saada kõrgemat palka, et me hakkame tegelikult maapiirkondades selliseid väiksemaid koole ja muid asju sellega nagu välja suretama.
et kui sul ütleme ka kuskile sellistesse koolidesse on jäänud selline noh, võib-olla mingi vanem õpetaja, kellel on kõrgem kvalifikatsioon, kogemus, muud asjad on ja omavalitsus ühel hetkel ütlebki, et mul ei ole võimalus maksta sulle samasugust palka nagu ma ei tea, Saue või Rae või Keila, et kui sa tahad, siis oled noorem õpetaja palga peal ja noh, ühesõnaga see segadus on päris suur ja mina isiklikult loodan, et parempoolsed on järgmises Riigikogus ja noh, ma ei ütleks nüüd au ja kiitus, aga ma vähemalt tänan neid inimesi, kes selle atesteerimise süsteemiga on nagu vaeva näinud, et see võiks olla pigem vabatahtlik selline käsipuu, et kes tahab nagu vaadata, mõelda, kuidas seda korraldada, aga seaduse jõul see kohustuslikuks teha, see on üks peavalu lihtsalt. Ehk siis visati haridussüsteemile välja selline nagu nii-öelda kaudne võimalus, mille abil näiteks on nagu näiliselt võimalik palka tõsta selleks, et haridustöötajad jääksid siis rahule, et nad on ju väga häälekalt oma palgaprobleemi välja. No aga sa ei tõsta sellega palka, ega see atesteerimise süsteem iseenesest ei too ju mitte ühtegi senti juurde. Et noh, võib-olla natukene võrreldav omal ajal pärisorjuse kaotamisega, et orjad lasti vabaks, maad ei antud, öeldi, et noh, tehke nüüd, mis tahate, no mis me siis teeme umbes nii, et aga ütleme kogu see atesteerimise süsteem, et me ei jõua täna seda kõike ära rääkida, et mul on üks arvamusloo mõte ka, et ta natukene meenutab sellist feodaalühiskonnale järgnenud sellist tehaste, manufaktuuride ja kogu sellist nagu töökorraldust. Et tänapäeva, ütleme, 21. sajandi haridus on hoopis midagi muud kui 19. sajandi tehas, kus sa said umbes, ma ei tea, telliskivide või ma ei tea, riidejuppide tootmise eest või kauatöötmise eest määrata need sellised nagu astmed umbes nii ja naa. Aga tänane süsteem toimib hoopis teistmoodi. Vanasti sa said maksta nii-öelda lojaalsuse eest, et sa oled kauem olnud, järelikult, ma ei tea, töötulemused ei ole nii head, et sa pead ka kõrgemat palka saada. Tänapäeva töövõtja on väga esiteks liikuv, mobiilne ja sa pead muutma sellega haridussüsteemi, ütleme, noortele ja karjäärivahetajatele atraktiivseks. Et oleks lihtne siseneda, oleks lihtne sealt ka nagu välja tulla, aga täna see on nagu, ma arvan, et ministeerium on nagu ametiühingute nii-öelda konksu otsas, et ta on ikkagi väga selline, Taavi Kotka rääkis hiljuti riigieliidist, nii-öelda, või riigiaadlikust, et see süsteem tegelikult teeb sellist või nii-öelda soosib ka sellist haridusaadlikkust, et on ühed sellised väga, väga tähtsad vanad kogenud ja nüüd uued noored, kes tulevad, et tead, tee veel õppige ja umbes teid ei saa lastega kokku lasta, et see on pigem see. Ja nad teevad selle süsteemi seda nägu, nagu on seal istuvad laua taga siis ametiühingute juhid ja siis teiselt poolt seal ministeeriumi ametnikud ja siis mõned, kindlasti ka mõned sellised tublid ja silmapaistvad õpetajad ja siis nad teevad selle nagu süsteemi nagu enda nagu järgi või kuidas nagu neile see tundub, aga nad ei mõtle sellele, mida meil ju tegelikult vaja on, et keegi särav füüsik, kellel on võib-olla elus selline periood, et ta kaalub uut töökohta, et ta mõtleks sellele, et minna kuskile valda kooli füüsikat õpetama. Et minu arust see on täna meie põhiküsimus, et kuidas asendada neid võib-olla pensionile minevaid või ka eesti keelt mitte korralikult oskavaid inimesi on ja säravate uute tulijatega, et kust temad tulevad, et see süsteem, kas see kõik kuidagi neid aitab, ei aita. Et kui me vaatame Eesti üldharidussüsteemi, meil on üle 17 000 inimese, kes töötavad õpetajana, meil on üle 400 üldhariduskooli ja nüüd sa paned ühe tarifikatsiooni nagu kõikidele peale. Sõbrad, isegi mina Saue vallas, meil on 7 kooli on ja isegi mina ei tea, mismoodi see õpetaja tööd teeb. Mina peangi ütlema, et direktorile, sina näed teda igapäevaselt. Minister teab. Kuidas sa saad hakkama õpilastega, kuidas sa saad hakkama vanematega, kuidas sa saad hakkama kolleegidega, kas su silm särab või ei sära, et millised on tulemused. See peaks olema ühemõtteliselt nagu direktori hinnata. Ja mina ei saa minna näiteks vallajuhina kritiseerima, et miks see saab vähem või see saab rohkem. Aga vaatame siis ikkagi ette aasta 2026. Natukene ennustame, mis hakkab siis juhtuma, kas hakatakse juba ka valmistuma parlamendi valimisteks ja päris tõsiselt. Me rääkisime siin presidendi valimistest, aga millised hakkavad olema siis sellised nagu jõudude vahekorrad siin, et kas on see start antud juba? Ja
kolm suurt noh, ma arvan niisugust suunda, et üks tõsistel erakondadel, et noh, seal niisugused naljaerakonnad, need seal nuputavad, et mis meie maailmavaade võiks olla, aga sellised tõsisemad hakkavad nüüd sellest aastast pihta, noh, tahavad saada hiljemalt siis suvepuhkuse lõpuks valmis mingi 3 suurt teemat, et esiteks eri valdkondades oma programmilised seisukohad nagu laias laastus, noh, sotsiaalvaldkonnas, mis meie lubadused on, seal majandusteemadel, nii edasi, energeetika, nii edasi. Püüavad luua töörühmi seal erinevaid, mingeid ajutruste seal välja sõnumeid. Ja siit siis koorub ka välja, siis erakonnad püüavad enda jaoks välja mõelda, et mis on see meie põhisõnum, et kuidagi ette ennustada, et mis olukorras ollakse järgmise aasta märtsi alguses, mis ei olegi nii kaugel, selles mõttes, et on siis sisuliselt ainult 2 kuud pärast aastavahetust siis tulevad valimised, ta on praktiliselt see kohe märtsi algus. Siis erakonnad sisuliselt püüavad ette ennustada, et kus me selles poliitilises olukorras sel hetkel oleme, et mis võiks olla meie peamine sõnum, millega me tuleme nagu tugevalt välja, millega me inimesi kõnetame. Ja seda, noh, seal kindlasti seal paindlikumad erakonnad mängivad, näiteks Reformierakond on väga osav, kes suudab seda ka viimasel hetkel tihti ümber orienteeruda ja seda oma põhisõnumit ka vahetada, aga üldiselt see praegu hakatakse mõtlema selle, et mis see võiks nagu laias laastus olla. Et ikkagi sa paned kuskile need rööpad maha ja rongid veerema kuskil suunas. Ja siis 3. teema on kandidaadid, et siis praegu hakatakse ka juba vaatama, et kes võiks olla erakonna Tartu Jõgevamaa esinumber, Ida-Viru esinumber ja nii edasi, üle Pärnumaa esinumber, hakatakse vaatama seda pilti ja poliitikuid kaardistama ja kes kuhu, et ka see ja siis kui kuskil on, siis võib-olla tõesti tehakse pakkumine mõne sellise kehva reitinguga erakonna poliitikule, et tule meiega ja siis nii, et need tegevused hakkavad nüüd tõsiselt võetavates erakondades pihta. Kas, Andres, võib olla nii, et sellel aastal veel valitsuskoalitsioon võib laguneda, et sa siin pakkusid välja juba Urmas Reinsalut peaministriks siin päris saate alguses. Oli sul mingisugune aimdus selles osas? Noh, ma olen ikkagi suhteliselt kindel, et see koalitsioon täna, noh, ma ei usu, et ta nagu laguneb, et siin suvel on muidugi tegemist ka nende presidendivalimistega, kus nad peaksid tegelikult seljad nagu koos hoidma, et kui nad tahavadki kuidagi, ütleme, tulevase presidendi otsustamises nagu kaasa rääkida. Aga keeruline saab olema, noh. Ma arvan, et ka need, ütleme, maksutõusud, muud asjad on täna selle valitsusele andnud natukene nagu hapniku juurde, et see olukord ei paista võib-olla rahanduses ja selles elus nagu nii halb umbes nii. Maksu alandamised, sa mõtlesid? Tõusud just. Noh, pigem just tõusud umbes, et praegu nad on tõusnud, praegu on neile ikkagi piisavalt jälle raha tulnud, et vältida mingeid kärpeid, raskeid otsuseid, et riigieelarve ikkagi on meil 2 miljardiga miinuses ja siis peaministri intervjuust koorub ikka välja see, et kõik läheb hästi ja pensioneid me kindlasti tõstame, et siis näidatakse parempoolsete peale, et aga teie tahate ju pensione vähendada, mis on tegelikult täielik nagu vale umbes nii, et eks see küsimus on, et kuhu see Reformierakond kukub. Mina arvan, et Reformierakond peaks üks hetk nagu ära otsustama, et kes ta siis tahab olla, kas ta tahab ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste erakond olla või ta tahab olla pensionäride erakond. Või siis ongi lihtsalt see taktika või nii-öelda teadlik valik on see, et need, kes on 20-30 aastat tagasi nii-öelda Reformierakonda valinud, äkki nüüd pensioni ikka jõudes inertsist valivad veel, aga ma ei usu hästi. See põnev küsimus on ju see, et kui tõesti sealt valitsusliidust mõned poliitikud ära kukuvad, nad võtsid ju eelarve vastu ühe hääle ülekaaluga, siis oleks 1 hääl vähem olnud, ei oleks eelarve läbi läinud. Et sellises olukorras kui 2 poliitikut näiteks läheb kuskil, muudab oma erakondlikku kuuluvust, et see suur küsimus sellel aastal, et mis siis saab. Ja siin Läänemets ütles huvitavalt välja, et sotsid lähevad siis kohe umbusaldama valitsust. Ma ei tea, nad võiksid selle üle nagu juurelda, et kas on nüüd siis kuhu, võib-olla sotsid mõtlevad, et neid võetakse siis veel valitsusliitu uuesti tagasi, et siis nad saabuvad nagu, palutakse põlvili nende ees vabandust ja seal Kristen Michal taob pead vastu põrandat ja vabandab nende ees avalikult ette ja taha ja selleks, et lihtsalt siis lõpuni vastu pidada.
aga see on muidugi jah, Siimul õige, et ma võib-olla alguses päris selle peale ei mõelnud, et ega Eesti 200-s on täna ikkagi väga palju inimesi ja mida lähemal no mõtlen ka Riigikogu fraktsioonis, ja mida lähemal valimistele, seda rohkem hakkab ja selgemalt hakkab nii-öelda kohale jõudma see, et neil ei ole poliitikas tulevikku selles erakonnas. Ja see võib tekitada sellise, või ma ei tea üldse, paljud seal inimesed tahavad, ütleme, poliitiku teed jätkata, et võib-olla said suurest... Tundub, et tahavad minu arust. Ma arvan, avaldusi vaadates, kui sa nagu leid... Mõned kindlasti tahavad. Ei, aga mõned, aga ma arvan, vähem kõik mulle tundub, kui sa nende avaldusi seal kuulad. Et lihtsalt ongi teema, et sa oled näiteks Eesti 200 parlamendi liige ja sul on põhimõtteliselt nagu valik, et kas mul on üldse võimalus jätkata poliitiku karjääri mõnes teises erakonnas või ütleme selle poe paneme lihtsalt kinni. Ja aga paneme poe kinni siis tänaseks. Olgu nii, sõbrad, et otsus tehtud ja kindlasti, kui teil on endil mingisuguseid mõtteid, siis mis toimub, et parempoolsed.ee on see elektroonilise posti aadress ja võite julgelt ka oma sõnumeid meile saata ja tähelepanekuid. Aitäh teile, suusatage, kelgutage, nautige seda ilusat talve, mida Eestimaale nüüd on langenud ja tuleme teie ette taas juba 2 nädala pärast.